sest ma eeldan, et kuna uks on, mis veel? Vineerid on kruvi ja liimiga. Hakkame tegema voodi esist riba ja siia alla ka siis seda ust. Et meile siin Siimuga juba katsetasime erinevaid variante, kõrgusi, värve, jah, ega muud ei katsetanudki. Ja maandusime sellisele lahendusele, et siis riba teenetasid metalli alt servast peaks olema 35 senti, mis ta umbes praegu vist on see tükk. Et ta ei ole siis, ta on piisavalt kõrge, et ta katab madratsi ära ja natuke on ülegi, aga ta ei ole nii kõrge, et ta jätaks juba mingit eraldusseina muljet, mis võib ka äge olla. Aga siis ta peakski ilmselt olema juba kapini ja mingisugune disainikas tükk. Et seda teed me ei lähe. Et selle riba eesmärk hetkeolukorras ongi number 1, katta kinni siit see metall, voodiraam ja veits madratsit. Pluss lisafunktsioonina siis äkki kaitseb siit mingisuguste veepriitsmete asjade eest voodit. Teeme selle valmis, teeme teisele poole riba, teisele poole tulebki sisuliselt lihtsalt riba otsad vaja kumeraks teha ja kõrgusest ma arvan, et ta tuleb sama kõrge kui siin see vahekäigu osa. Et sükene poolde madratsisse umbes, kolmandiku madratsisse. Teeme sinna riba ära ja siis mingi hetk võtame siis selle uksega käsile. Et iseenesest kõik peaks olema suht lihtsalt tükid, aga ma ei tea, alati kipub mingeid üllatusi tulema. Meil lihtsalt kuskilt kaugemalt, eks nii. Läheb hästi sujuvalt. Ma ei tea, mis hästi sujuvalt tähendab, aga variantega teha nagu siit läheb midagi. No see on suht sujuv. Miks sa väliduši segistid ära võtad? Sest Rain käskis. Rain arvas, et see tagumine osa tuleks uuesti teha, sest ta ei olnud piisavalt vastu seina. Et kus on, siis siit on kuskil 2-3 milli puudu. Aga ühesõnaga, kui see tükib uuesti teha, siis asi, mida me ka muudame, toob selle duši segist allapoole. Väliduši osa selle kraani juba jätab siis omal kõrgusele. Aga siit läheb muidu vastu, kui see ära võtta. Jah, et praegu peab muidu olema nagu kraan peamale kummale poole vilta. Aga kui uuesti teha, siis saab oma aega allapoole tõmma. liidekappi sisu.
tegin siia ülesse tüki. Siis on keskmine tükk ja alumine tükk ja plaan on siis see, et ülemine tükk ja alumine tükk on fikseeritud ja siis keskel nende vahel on siis luuk, mis käib nii-öelda lihtsalt ära. Et kuna siin need kaitsmed on, et siis kaitsmetel oleks nagu lihtne ligi pääseda. Ja see luuk läheb siis sama põhimõttega, vähemalt praegu plaan on, peab korra selle valmis tegema, aga ei näe põhjust, miks ei peaks toimima ka sama põhimõttega, nagu on meil siin need teised luugid. Et alla on see L-profiil. Luugil alla on sälk sees, istub sinna sälku ja siis üleval on lukusti. Ja need ongi, et kuna teistel on olnud nagu täis põhi nii-öelda, siis ma küll mõõtsin ja tundub, et ei tohiks probleemi olla, aga kuna siin ma pean selle L-i siis selle tüki peale panema, et ta siis istub selle tüki peale siia slotti ja lukustab end siis selle ülemise külge, siis siin võib mingi aga olla. Praegu ei suuda välja mõelda, mis aga seal saab olla, aga eks hakkab toimetama ja võib-olla see aga siis avaldab ennast. Taavi Libe saates on mingi, no ütleme nüüd kodutu, aga päris nüüge... See on siis see kaunis... Kas see on nüüd ilus või? See on väga ilus, mis asi see on üldse? Operaatorkööp. Siin on kirjas. Köök. See on köök, mina enda arust tegin köögi. Näed sa? See on püsti. See on kraanikauss ja kõigist. See on see tükk, mis seal praegu vahel oli. Siis ma mõtlesin, et mind huvita, miks see seal vahel on. Et kuidas ta voodisse läheb. Peab üle ronima või? Ja siis... See tuleb astmed teha autos. Ja siis otsustasid, et see on see kuju, mis sa soovitas on. No me vaata, meil valikuid oli mitu. 3-3-st ütles nii. 3-3-st ütles nii või? Okei. Mis sa ütled? Tundub rets. Mis see 4 ütleb? Millist sa valiksid? Nendest või? Ütleme, võid pakkuda ka. Oma valik teha. No mina algul arvasin, et see on nagu kõigest liikim, aga kui ma mõtlesin, et kuidas sa voodisse ronid, siis ma esimene mõte oli kohe, tahaks nagu siia käe toetada ja siis hüppata peale, nii et siis otsustasin, et... Aga kui nagu üldse ei meeldi see, siis meil on väga palju veel võimalust. Trippi tule sinna, kus see veeluuk on, vaata, seal see tahvel puudu on. See on, jah. Sinna tuleb varbaselk. Asi? Varbaselk. Varbaselk. Professionaalne... Varbaselk. Ta saab siia astuda või? Jah, see on nagu point. Ja me peaks järgi tegema selle varbaselgu. Ma ei tea veel, kuidas ma roniksin, aga mu esimene instinkt oli, et ma keeran nagu perse ette ja siis ma sealt panen varba sinna selku ja siis ma toetan oma tagumikku täpselt selle. Mingit muud lahendust ei ole või? See tundub crazy ebamuu, ma ei viitsikski voodisse niimoodi. Nagu ma olen Sa võid üleval ka magada? Nagu ma olen ja okei, võib-olla see, et ta on lühike, nagu ma ei kujuta ette nagu ennast nüüd siin. Ma olen mingi laes juba see ongi, sa lähed vaata perse ees. Ma teeks uksed tagant lahti, ma käiks sealt voodisse, ma arvan. Nagu see ei ole, okei, ma ei tea, see on crazy minu.
tõdema, et on päris OK. Suutsime ka milli üle tuua. Nüüd on 4-4-st. Easy. Põhialuse paagiga, sellest on ka juba kindlasti mitu korda räägitud, aga nüüd lõpuks on ta kinni, lõpuks ei ole ühtegi leket, kõik lekked on kõrvaldatud ja on ka see kast paigas ja kastil on kõik kiled maha tõmmatud ja siuke ta jäi. Et siin on siis soojustus on sees ja see kast on siis selle jaoks, et see kuna see arma on ikkagi suht pehme, siis igasugused kivid asjad, need tõmbavad selle rebivad see soojustusega katki ära, et siin siis peab soojustus ilusti ka vastu. Ja siis torud ümber, torud ümber me ilmselgelt sükest kasti ei tee, aga torud ikkagi soojustusime ka ära. Et siin otsast lõpuni on siis Armaflexi toru soojustus, et põlved on kinni kaetud ja ka torude ümber sai pandud soojustuslint. Et kui see annab soojenduslint, siis et kui torud peaks olema jääs, saad ülevalt nuppu vajutada ja saad torud soojaks ja põhimõtteliselt siin ei olegi muud kui tükk, siis ta on igalt poolt natuke lühem, et ilusti liiguks, et ei oleks väga nagu tuuga see tükk, mis ära käib. Ja siis siia tuleb lukusti, siia tuleb tegelikult ventrist ka, aga lukusti. Praegu mul on siin üks tükk ja siis ta istub nii-öelda sellesse, siin on üks L-profiil ja tükil on all sälk ja siis ta istub siia klõps sälku selle vahele ja siis ta läheb kinni, et mul on jäänud veel see lukusti on jäänud veel panna ja siis tegelikult peakski see lahendus juba toimima. Panin selle L-istu ära ja panin ka lukusti ära, et nüüd käib ilusti lukku ja siis ongi see tükk on siin ees. Üks väiksematest töödest, mis vajab veel käsile võtmist, on siis need samad tagumist uksed. Et suur töö on juba tehtud, ehk siis soojustus on sisse pandud, jõhker nikerdamine, aga igale poole, kuhu vähegi ulatuse sai, on ukste siis Armaflex pandud, ka ukse vineerid on olemas. Ehk siis üks on siin, siis uksema on seal sae peal. Ehk siis uksevineerid on ka olemas. Nüüd tahaks seda vaid külge panna, aga enne kui külge panna, siis on
2 tööd, mis on vaja teha. Esiteks, ilmselt me soojustame ära ka kogu selle paljametalli osa, mis siin on, et katame selle lihtsalt Armaflexi teibiga ära täpselt selles mahus, mis siis nende uksevineeride alt välja paistma ei jää. Selle jaoks siis ma panen korra ette, teibin ääred ära ja siis need teipide järgi paneb selle Armaflexi teibi. Ja siis teine töö on need süvised ära vaibatada. Et muidu ta on lihtsalt selline seest roheline, nagu ikka, aga kui nüüd siin see veneeri asjad ees on, see veneer on tagant must, siis kui sa vaatad akna sellest avast sisse, siis tegelikult oleks viisakas, kui siit seest oleks ka kõik ühtemoodi must, mitte et siin on mingisugune roheline ring sees. Riidekapiga siis lõpusirge, lõpp paistab, viimane asi veel on jäänud uks. Ja uks nagu iga teine suur uks, üleval on pime riba, sest et lagi on veits lappes. Ja all on pime riba, sest et põrand on veits lappes, aga et siis uks oleks nagu kandiline, siis pimedad ribad ja siis on ilusti ka siis seda clearance'it, et ta ei lähe ülevalt kuskilt vastu, kui ta on nagu ülitäpne. Ja alt samamoodi, et sa ei pea nagu põrandat mega puhtaks tegema, et seda ust lahti teha, vaid saab ilusti käia ja siis ukses töötab midagi sellist. Ja Rain tegeleb siin väga ilusate tükkidega. Jah, soojustamist sellest ma rääkisin, aga vist mainisin ka, et me teeme siia tükid, mis katavad need poldid ära. Ma alguses oma peas mõtlesin, et on eraldi tükk, mis on nagu otse vastu metalli, aga tark mõte, loogiline mõte. Lähevad lihtsalt vineeri peale 6-sest. Praegu tahtsin proovida, kas nad koos nende aasadega lukustite korralikult töötavad. Ja iseenesest tundub, et on ok. Ja muidu maatsid päris hästi, aga just ikka peab need poldiaugud paar tükki pidi sisse freesima, muidu tuleks nende peale kandma jäänud. Ma ei tea, palju juba kardinatest rääkinud oleme või palju me nüüd rääkinud ei ole, aga räägin uuesti, sest nüüd on ka näha paremini, mis siin taga toimub. Ehk siis tellisime sellised ribikardinad, pimendavad, valged, võiks sobida päris hästi ja lahenduse poolest ka me teame, et need toimivad, sest me kasutasime ka eelmise autos täpselt samat lahendust. Nipet-näpet natuke muutsime, et kui eelmisel autol me tegime akende sisse vaid väikse klotsid, kuhu need kinnitused panna, siis praegu me tegime täispikalt, äkki on viisakam ja saab ka neid asukohti natuke muuta, et klotsi pannes võib midagi lappam minna. Nad on endal nende kinnituste jaoks sellised väiksed läbipaistvad, ma ei tea, mis õige sõna on, klamberda ei ole, klõpsud, mille külge need libisevad
ja 4 klõpsu läksid kruvidega kinni, need aasadega ja nüüd sõidab. Nii, nende tagumiste uste puhul natuke on teemaks, et ideaalis võiks see kardin olla veel natukene laiem, et siis kui sa tõmbad ja liigutad teda, siis et ta ei saaks kuidagi välja tulla, mida ta praegu tundub, mingis olukorras ikkagi saab, aga selleks sa pead ikkagi natukene motiveerima. Et kui tahaks veidi pikem, siis see ei oleks probleem, ta ei saaks meid välja tulla, aga siin lihtsalt ei ole üleval ruumi. Et see riba, mis siin on ka juba suht päris täpselt tehtud ja siit võib-olla mingi sendi veel pigistaks, aga liiga tuuaks ei ole ka mõtte ajada, sest pärast on liiga pikk ja siis uusi kardineid tellida on nagu raha raiskamine. Ühesõnaga, siuke lahendus toimib, saab jätta poole peale, saab igatepidi kinni jätta. Miks sa kindad ei kasuta? Ma kasutan. Ma kasutasin alguses, aga ma räägin, fiili ei on. Sa tead küll ju, mehaanikud, nad ei saa ka kindaid kasutada, sest sa ei tunne seda mutrit nii hästi. Ma ei tundnud praegu seda nii hästi nagu, mul on mingi layer vahel. Siis mu see närvid ei anna edasi seda tunnet seal. Ja ei, ma arvan, et kõik mehed ostuvad seda. Nad ei võsi mehaanikud olema ja mingi layer on vahel. Jah, see ei ole see. See ei ole see. Ja igas mõttes, täpselt iga mees tunneb seda. Jõudsid järgi. Jaa. Ta tahtsid praegu mingi kavalat siin. See on mingi valed kotid kõrgele meie. See tõmba. Hans. Olle siis. Nii, siin voodi juures on need asjad nii kaugele jõudnud, et kõik, mis vaja teha, on tehtud. Ehk siis nüüd saab püsivalt panna selle voodiplatta peale ära. Et see midagi keerulist ei olnud, lihtsalt plaat peale kruvidega kinni. Ja kui see on peal, saab madratsi peale visata ja ma siin mingi hetk lõikasin ka sellele veeavaluugile väikse jalaaugu, mille mõte on siis, et on äkki gramm lihtsam minna voodisse, kui sul on jalale ka mingit kohta, kus sa saad nii-öelda veidi kõrgemale astuda, et see läheb siia. Ja noh, nii, läheb siia ja tahakski selle ära proovida, et kui madrats on sees, et kuidas kõrgusasjad on, kuidas avasuurus on, et kas siin on vaja veel midagi suuremaks teha, laiemaks, kõrgemaks ja kui see on paigas, siis saab sellega ära kantida ja on sellega ühel pool. Ehk siis tõstame voodiraam peale, keerame kinni, madras peale ja tagumine riba on ka valmis, paneb sellega äkki siis juba kohe ära. Lihtsalt liim vahele ja survega pitskruvidega siia hoidma. Oige need ka. Ja on täpselt siuksed asjad, mille saaks teha siis, kui sealt regame peab minema.
nojah, ma peaaegu juba pealt järele lööma, siis mul autost väljas. Ilmselt ma peaks harjuma, või no ma ei tea, ma arvan, juttu küll. Kui ma niimoodi magan kuidagi, siis laiustaks küll juures olla, siis full küllil jääb okei magan. No, muidugi jah, no. Kõulen juba lappes, Nojah, endal on veider tulla peaga nagu vastu selle. Aga kui ma tulen, siis see on küll vaata, et madratsi, see on nagu jalad madratsi vahele panna. Ja kui lihtsalt tuleks seal külm õhku ka. Probleem. Peaksin tegelikult mustalt enne vaibatamist üle. Tegelikult vaibata tagasi tõmmata. Pane kardina. Vaatame nüüd, et teha, kuidas sa ilmselt kasutad. Kardinaga peidab ära. Vaatsin jah, kuulta täiesti. Niimoodi. Kui sa tahad, siis sa näed, aga... Okei, mul on siis mingid nurkasid siia. Türe see kapp on sita, miks keegi tahab valget kappi endale? Miks te tahate valget kappi endale? Läheb sitaseks, läheb põhjaleid. Puhtaks teed. Kui sa oled korra armastaja, siis sa näed kohe, kus mustus on. Kui sul on mingi tume kapp, siis sa ei märkagi, et sul kõik asjad mustad on. Isegi kui sa puhtus armastaja oled, kas sa tahad, et sa näeksid kogu aeg, kus sul plekid on? Jah. Sest muidu sa nagu stressad, et fuck, ma isegi ei näe, siis sa koristad nagu niisama vaata. No jah, aga kui sa puhtus armastaja, sa niikuinii koristad niisama. Aga nüüd sa tead, kus sa koristad, pead sul nagu kiiremini. No kui sa puhtus armastaja, siis sa niikuinii tead, kus need põhikohad on juba. No nii, nagu näha, siis voodi, madrats, asjad said paika. Siin Siimuga testisime ka seda jalava. Iseenesest on okei, mõõtude poolest ideaalolukorras. Tagantjärgi võib-olla oleks võinud teha selle sälgu siia, nii et on sahtli alumises ääres. Siis ta oleks veidi kõrgemalt, oleks veidi mugavam isegi sisse voodisse ronida. Aga sellega oleks tegelikult kaotanud sahtli kõrgust päris palju. Ehk siis võib-olla on see praegune lahendus ikkagi parem. Ühesõnaga, sellega on tegelikult hästi. Nüüd oleks vaja sauk veits seal lihvida, veits viisakamaks teha ja ära kantida. Aga kuna me oleme täna siin Milliga vaikselt veidi vähendatud koosseisus tööl, siis kasutan võimalust ja kui kedagi ees ei ole, siis hakkan pihta silikoonimisega. Et ma siinpool midagi jõudsin juba ära teha, aga kõik need mööbli vahed ja randid ja liitekohad tahaks silikooniga üle käia, et tulemus vähe ilusam jääks. Ja Mill teeb? Ma panen lukusteid kapile, kaplustele. Jep. Ehk siis sama asi nagu siin on. Kappidel lukustid. Siis on vaja veel panna ära nendele kahele uksele. Siin nendel kahel on põhimõtteliselt juba pandud. Ja siis sellele suurele uksele ka. Gervaisi pilt, kus ta räägib sellest, et ameeriklased on nii lollid. Kas UK koomikute jaoks on USA sama, mis Eesti koomikute jaoks on Soome? Türa! No on ju, vaata need. Siia ei oleks külgedele vajagi seda. Praegu on 4, siis 5 millin olla vahel. 5 või? Siis ta jääks nagu flash äkki just. Et tagasi mainisin, et hakkan silikoonima. Võid silikoonin ja et läheb päev võib-olla ja et äkki tegelikult ikka ei lähe tervet päeva. Et
ei ole ju nii palju teha. Nüüd on kell 8:30 ehk siis läks terve päev. Mõningaste, mis see sõna on siis? Ma ütlen eranditega, vale sõna. Aga sai ka korra ära käidud, sai mujal käidud, sai muid asju natuke tehtud, aga nüüd peaks vist olema. Rõhks on vist, kindlasti ei ole, aga ütleme 90% on tehtud. Et siit on ka selle kapi ümbert on tehtud, siit on tehtud, alt on tehtud, see nurk on tehtud, see serv sai üle värvitud, see serv sai üle tehtud. Siia kui see kunagi see kapp esine tuleb, siis sellel on vaja teha. See kapp sai alt tehtud, siit sai triibud tõmmatud. Tasapind sai tehtud, siia sai jutid tehtud, see sai värvitud, siia sai pandud, siia sai pandud, siia sai pandud, siia sai pandud, see sai peile tehtud. Ja midagi, tegelikult ei tundu nagu väga palju. Paigaldasin siin siis lüliteid, pistikuid, siuksed lihtsad otsad, et enam, siin oli juba, need on juba paigas, aga siin voodi juures on ka, et saad omal mugavalt tuled kustu panna enne magama minemist. Vetsutuli ja siin all tuled. Ühesõnaga, lihtne ots, bussis lõpusirge käsil, lõpuasjad ja mõtlesin, et meil oli plaan, paneks siis 2 pistikupesa ka siia, mis seal on ära, auk sisse, kaabel külge, zero problems, aga läks hoopis nii, aga puurisin siis hoopis, puurisin sisse sinna seina ja ülla otse kaablitesse ja tagantjärgi täiesti drop, täiesti down ilmselgelt, kuna siin all on see koht, kus kaablid üles tulevad ja kapi ots on natuke siin, siis austusest ma isegi ei mõelnud, aga võib-olla mul käis korra mõttest läbi, et kaablid tulevad siit ülesse, aga siin on kaptad on ees, ühesõnaga nad on kuskil siin, eks ilmselt tulevad siit diagonaalis. Ja läks nii õnneks, et panin ikkagi otse kaablitesse. Ja super õnneks läks siis see, et mitte ei läinud katki siis näiteks, ma ei tea, siin üleval on näiteks meil mingid varud või mingi kahesooneline see Victron, see servoekraani toide või kahesooneline truumaekraani toide, mingid siuksed lihtsad kahesoonelised junutatavad asjad. Ei, ikka pidi minema katki truumaekraani kaabel, mis on see on mingi see RJ11, ühesõnaga seal on mingi peenikesed sooned sees ja siis USB kaabel ka, mis on siis selle nupupaneeli oma. 2 mõnusat kaablit ja ausalt päris kettas olin, sest et ma lihtsalt suutu ära uskuda, kuidas ma nii loll olin. Kuidas nii loll olin, ma ei mõelnud selle peale, et need kaablid seal taga on ja oleks saanud nihutada siiapoole, siin oli tegelikult ka ruumi, mõte oligi, ma ei teadnud täpselt, kus kohas see, et siit kuskilt oli nagu see nii-öelda seina see pool, kuskil on karkass ja siin oli nagu ruumi, oleks nii võtta siiapoole, oleks jäänud olemata, aga nii ei läinud ja oligi toledki puurisin ära ja mõtlesin, fuck risk. Oli nüüd seda vaja ja siis kui mõte liikus edasi, et okei, ma pean võtma siit lahti, ma pean võtma selle ekraanipaneeli kõik lahti, alt lahti, kõik peab lahti võtma, sest see kuradi truumaekraanikaabli sai veel tinutatud, aga see usp, seda ma ei hakanud isegi proovima, ilmselgelt see ilmselt võib-olla oleks saanud, aga see oleks olnud tõenäoliselt katastroof. Või see võib-olla oleks õnnestunud ja oleks sellest aeg kulutanud ühesõnaga. Aga ketosse läksin enda peale, miks mind loll olin. Aga summa summarum siis nüüd on jälle kõik tagasi, pistikud on paigas, alt on koos, ekraanid on koos, tegelikult ei läinud üldse väga kaua ja rahalist mõttes ka selle truumaekraanis oli nagu tagasi nõotatud ja
see USB kaabel oli mingi 10 euri uus. Et ei olnud nagu rahaliselt ka suur pauk, lihtsalt kõige rohkem kahju ongi sellest ajast, et ikka paar tundi ikkagi läks, et see asi ringi teha, tähendab siis korda teha, ikkagi lahti võtta, nii edasi, maha rahuneda, kõik võttis natuke aega, et siuke tore seiklus. No nii, nüüd on jõudnud kätte päev, kus auto läheb üle, ma ei tea, mitme kuu, 4 kuu, vähemalt. Taas välja, ehk siis klõtsidelt sai juba maha tõstetud. Ja kõik kolad on välja, kõik lukusid asjad on praegu paigas, ehk siis lähme teeme sellise test drive'i, vaatame, kas kõik on nii, nagu peaks, kas mingid asjad kolisevad või mitte, kas mingi asi tuleb lahti, ma ei tea, mis iganes. Ühesõnaga sõidame ja kuulame, et kas kõik on nii, nagu me tahame, et oleks või peab midagi ringi tegema veel. No nii, nüüd jõudsime lõpuks omadega ka truuma testimiseni. Praegu ajab päris korralikult valget suitsu. Ilmselt on liiga palju kütust peale saanud, et meil siin vahepeal oli probleemid, et ei saanud kütust kätte ja lõpuks tuli välja. Seal süstlaga enne pumpa tõmbasin, üritasin süstlaga pumba juurest kütust peale tõmmata pumbani ja siis seda tuli, aga vähe. Ja siis, kui sisse tagasi süstla surusin, et õhku süsteemi suruda, siis paak mullitas, aga ma kuulsin ka, seal põhja all on paar kolmikut, kus siis ühest oli kuulda, kuidas õhk sealt üritab ennast välja suruda. Ehk siis pump küll tõmbas, aga ta võttis mujalt õhku peale, ehk siis kütust ei tulnud paagist peale ja sellepärast ta käima ka ei läinud enne. Või sellepärast ta ei saanud ka kütust enne kätte. Ja kuna ta saanud kütust, siis ta läidki käima. Nüüd ma selle süstlaga seal natuke toimetasin, jebisin, leidsin veakohad üles, pingutasin klambrid peale. Ja tundub, et nüüd ta käima läheb. Õhku veel ei puhu. Siis vaatame, mis ta nüüd teha üritab. Laseme tal käia natuke aega. Täna on pehmelt öeldes palav ilm, nii et natuke on ka keeruline selle sooja õhu poole testimine siis. Mitte, et otseselt peaks seda sooja õhu peal testima, aga see molgne plaan oli. Kuid truuma enda saab panna maks 30 kraadi peale ja autos sees praegu 29. Ehk siis jah, vähe kasu sellest, kui see truuma 30 peale panna, siis tega ta väga hullult ei puhu siis. Aga mida saab teha, et kütsi asjade poolt proovida, siis tuleb ära proovida ka nii-öelda siis soe vesi. Et seda me tegelikult ei olegi vist. Seda ei olegi me siiamaani testinud. Et torud asjad kõik on testitud nii-öelda külmaväega, külmavett on läbi boileri lastud. Aga vaatame nüüd, kas boilerist soojaks ka läheb. Ei tohiks olla põhjust, miks mitte minna. Eelduselt kütust saab juurde peale. Aga proovime ikkagi ära. Ja no nii, siin koristan ja mõtlesin, et hakkan asju lõplikult paika seadma, oma kohale panema ja nii-öelda lõppviimistlust tegema. Huvitav lükkasin.
tagumist pruuvi oleks vaja sisse poole saada. Sisse poole. Nagu siit oleks vaja nii, et ta liiguks nagu sisse poole. Sisse? Nagu ela looduses. Kaamerat kaasa ei võtnud, aga käisin autot väljas pesemas ja asi näeb oluliselt parem välja. Oleks pidanud enne ka kaadrit tegema, et enne see tolmukiht oli ikkagi ränk. Ja nüüd ta on tegelikult on okei. Aga mida saaks tahtnud muidugi viia kellegi professionaalse juurde pesema ja lasta nii-öelda korralikult ära teha, aga kuna on jube kiire, siis selleks mahti ei ole ja ma käisin teda siis nii-öelda mündipesulast pesemas. Kõik tsüklid läbi ja abi oli, aga mida ma ei teinud, ma ei võtnud kuivatamiseks asju kaasa. Nii et nüüd siin on päris rajult, ma ei tea, kus siin on näha. Lähedalt äkki on, ma ei tea, kas kaameras. No, näed, siit on okei, siin on nagu vahet näha. Et ma olen ühe ukse üle käinud ja korra käisin alt ka üle muidugi, mis on nagu jaburus. Võiks nagu järjest minna. Aga kui alguses vaatasin, et äkki ei ole vaja kõik üle teha, siis ma vaatasin, et okei, akna peaks tegema, et aken on ikkagi päris halb. Ja siis ma jõudsin järelduselt, et okei, kui ma akna tegin, ma proovin korra, kuidas ta nagu mujalt jääb. Ja kui ukse üle tegin, siis ma sain aru, et täitsa peekis. Peab ikka kõik üle käima. Nii et praegu õhtune aeg, muidu palavad päevad, aga nüüd vaikselt tõmbab tempi alla. Eks võib-olla ongi super aeg siin vaikselt mussi kuulata või podcasti ja käime kogu selle auto küljed üle, et klient saaks ikka ilusa viisaka auto endale kätte. Oleks mingid vahend ja asjad, siis nagu see oleks küll vist asi, mida mulle meeldiks teha. Mida? Üllatus, see sinine pask tulebki maha. Tuleb, see on päris satisfying ka. See lõpp oli, jah. See kõrval ei ole vist nii satisfying. Paberteip on ja. Muidugi need triibud on ägedad. Triibud. Nagu üks viimistluselementidest, mis veel läheb paika enne kui auto valmis on peegel, mis siis on praegu tagurpidi. Ja panen selle kahepoolse teibiga. Usun, et hoiab. Ja kuna ta on ovaalne, siis ma panin endale ka paar sellist, mis see siis on, ütlen guide'i, aga juhikut.
et see peegel pärast õigesse kohta läheks, õigele kõrgusele ja sirgelt läheks. Loodan, et 3 piisab. Teoorias minu peas peaks hoidma see piisavalt paigal asju, aga never know. Seega, ei tea, proovime õnne ja loodame parimat. Laseks ta siia otsida vahel, siis peaks sõrmed ära võtta. 5 kiiruskast ära võitud ja 6. kraavi pannud. Sellist, kuidas ma ütlen, pingevabadust on kindlasti olnud vastupidi, ta sõidust nagu asi väga kaugel. Kus ma olin üllatunud, oli see. Mujal, kus me käisime, olid ikka spetsiifilised pildistamiskohad, kus nagu tavaravast väga palju ei ole alati. Aga siuke üldine, kuidas teda ralliks ütlesid seal, et huvitavat ei ole. Nagu esimese tunde pealt. Jaa, aga lihtsalt pea või enda lubata. Minu tunde on esimene, teine ja 3. tunne on ka alati õige. Kas laual lava õigus see kehti? Ei noh, keegi mis tahab.